Tere! Aitäh, Jaan! Mina olen Erki Seindre, keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Tänase teema, ehituse pika vaate üks eesmärkidest, ennekõike 5. eesmärk on ringmajanduse kaasamine kogu ehitusprotsessi. Siin on konkreetsemalt toodud alla ka 5 konkreetset tegevust, alustades jätkusuutlikust kontekstist kui sellisest suuremast tervikust ja lõpetades ka uuenduslike finantsmehhanismide väljatöötamisega. Aga täna, arvestades seda ajaressurssi, keskendun ma nendest toodud tegevustest ainult ühele, mis on keskkonnamõju hindamismeetodi metoodika väljatöötamine ehitiste jaoks. Ja et aru saada sellest kontekstist, miks me sellest räägime, on siin hea graafikat mul toodud, et esiteks rõhutada seda, et energiatõhususel ja hiljem ka keskkonna jalajäljel üldiselt on väga suur mõju, eriti just hoonete sektoris. Kuna hooned moodustavad kogu kasvuhoonegaaside emissioonist või heitest Euroopa Liidus rohkem kui 1/3 ja Eesti kohta on seisukoht isegi veel hullem või veel parem, et nagu siin graafikul paremalt poolt näha, on Eesti CO2 heide või keskkonnamõju on isegi üle poole, mis oluliselt näitab seda, kui relevantne on see teema Eesti kontekstis. Ja kindlasti ei saa ka ära unustada kasutusaegset energiatarvet, mis tänu küll karmistuvatele energiatõhususe miinimumnõuetele järjest paraneb, eriti uute hoonete osas, siis olemasolevate hoonete osas on seal ikkagi veel arenguruumi. Ja nagu ka näha, energiatõhususe või kasutusaegne energiatarve moodustab ligi 40% kogu Euroopa Liidu sisesest energiatarbest. Ja eelneva baasil on ilmselge, et hoonete energiatõhusus on oluline prioriteet ja mingisugused muudatused, eriti paremuse poole, on alati oodatud ja kindlasti suure mõjuga kogu kasvuhoonegaaside emissioonile. Mainisin küll seda, et meil on siin ligi nullenergiana hoonete nõuded juba rakendatud ja need on päris nõudlikud. Samas on nad kuluoptimaalselt välja töötatud Eesti konteksti jaoks, et see kõik näitab, et uued hooned liiguvad järjest energiatõhususema esitluse poole, mis omakorda viitab sellele, et võiksime just hakkama käsitlema ka muid elukaare etappe. Aga nagu siin slaidil ka toodud on, siis see hoonete uusehituse osakaal tegelikult kogu hoonefondist on tagasihoidlik ja seetõttu, arvestades ka, et üritame saavutada oma kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks, et need hooned või olemasolev hoonefond, mis on olemas praegu, on suures enamuses olemas ka tegelikult 30 aasta pärast. See tähendab omakorda seda, et renoveerimisel on oluline mõju ja hetkeseisu järgi on renoveerimise osakaal muidugi hoonefondist vägagi tagasihoidlik, et saavutada oma kliimaeesmärke, kindlasti peaks see number olema vähemalt 2-kordne, kui mitte enam. Ja teise olulise näitajana on juba mainitud, et energiatõhusus läheb meil järjest paremaks hoonete kontekstis võetuna, eriti renoveeritud hoonete puhul ja uute hoonete puhul, siis tänu energiatõhususe kasvule muutub tema osakaal kogu hoone elukaarest või olelusringist proportsionaalselt väiksemaks, mis tähendab, et võiks kaasata järjest rohkem muid hoone elukaare etappe, mida hästi iseloomustab siin see alumine joonis või graafik, kus on näidatud materjalidesse seotud keskkonnamõju pluss kasutusaegne energiatarve, mis nagu näha, see valge riba järjest, mida aeg edasi kulgeb, seda suuremaks tema proportsioon muutub tänu sellele, et hoonete energiatõhusus on paranemas. Ja praegu ongi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis allkirjastamisel ja startimas või esimesi samme tegemas metoodika Eestile oma metoodika või printsiipide väljatöötamiseks, et millist lähenemist kasutada meie konteksti sobituvalt. Ja selle eelduseks ennekõike on taustauuring, mille raames vaatleme, mis teised riigid on teinud või mida edumeelsemad riigid teevad. Ja sisendiks kindlasti, et seda keskkonnamõju hindama hakata, on vajalik ehitusmaterjalide andmebaas, mis oleks
Eesti konteksti arvestav ja selle peale saab ehitada siis üles tööriista, mis võimaldaks siis analüüsida erinevaid disainlahendusi ja seeläbi teha teadlikum ja korrektsem otsus, et liikuda siis seatud kaugemate eesmärkide suunas. Võrdleme muidugi eeskujudena teisi riike, et me ei ole pioneerid selles valdkonnas, teised riigid on juba selles valdkonnas midagi teinud, kes vähemal, kes rohkemal määral. Kindlasti saame võtta nende parimat praktikat, võib-olla ka nende ebaõnnestunud kogemustest õppida. Ja uuringu raames kindlasti tuleks fikseerida või ära piiritleda siis käsitlusala, et mis ulatusse me seda keskkonnamõju hindamist hoonete või ehitiste puhul siis arvestame. Ja siin on siis toodud ka mõned pidepunktid, et alutades indikaatoritest ja lõpetades, et kas me hakkame klassifitseerima hooneid sama analoogselt nagu energiamärgiste puhul. Võib-olla innovatsioonina tuleb sisse siis see kaasatus, et kas saab kasutada lisaks riiklikele keskmistele väärtustele ka kohalike allikate väärtusi või mitte. Ja kindlasti ka võimalus pidi analüüsida seda, et kus see hoone paikneb, et kas see mõju, mis hoone kasutamisel tekib pärast hoone valmimist ja selle sihipärasel kasutamisel, see transport siia-sinna on oluline või mitte. Ja siin on toodud üks näide fragmenttabelist, et siin all, kel rohkem huvi on link, kus saab selle tabelit pikemal kujul näha, mis on siis umbes 5 korda pikem, kui mitte enam, kui siin näha praegu on. Et eeskujuks olevad Põhjala riigid, kes kindlasti on eesrinnas selle hoonete keskkonnamõju hindamisel, nagu näha, nii Soomest kuni Taanini, kõikidel riikidel on vähemalt 2, kui mitte 3 hindamismetoodikat, mida nad kasutavad. Ja kuigi siin esimesel slaidil on need suhteliselt sarnased, kui vaadata rida kaupa, et sisu väga palju ei varieeru, siis seda tabeli pikemat osa vaadates ja allapoole neid muid ridasid vaadates ja analüüsides on näha, et ka riigisiseselt ja riikide vaheliselt on seal tegelikult erinevusi nii selles, et millised hoonekonstruktsioonid on kaasatud, millised elukaare etapid on kaasatud ja muu sinna juurde. Et kindlasti huvitav ülevaade seisukorrast, mis siis Põhjala riikides, kes on justkui väga sarnased riigid, aga siiski toimetavad natukene tsipakene erinevalt. Ja siin tabelis on toodud ka viimane tulp EU, see on siis Euroopa Liidu poolt loodud niisugune ühine raamistik, mille sees, ehk levels, mille sees on siis ka võimalik hinnata siis hoonete keskkonnamõju. Seal on ka muid kriteeriumeid, aga see on üks nendest näitajatest. Ja uuringu tulemusena loodame saavutada 2 põhilist eesmärki. Üks on, mida me kindlasti tahame saada, on materjalide CO2 jalajälje andmebaas, mis arvestaks Eesti konteksti, ehk siis mis erinevate materjalide tootmiseks, valmistamiseks kuluv energia ja selle keskkonnamõju on. Ja arvestades just nimelt, et meil energiamiks ei ole päris sama, mis Soomes või Rootsis ja iga riigil on see üldiselt erinev. Ja me ei taha ka, et see andmebaas oleks selline limiteeritud, vaid pigem peaks olema avatud andmebaas, et mida aeg edasi ja mida rohkem aru saadakse sellest olulisusest või relevantsusest, mis ehitusmaterjalil võib olla selle kogu elukaare mõistes, ja paremaid disainlahendusi toetada, et siis oleks võimalus ka igal ettevõttel või siis materjalitootjal, kellel on soov oma paremat esitlust võrreldes siis selle keskmise materjaliga, sinna juurde lisada oma keskkonnadeklaratsioon, mis siis ilmselt soodustab tema materjali valikut võrdluses siis selle nõndanimetatud keskmise andmebaasiga. Ja andmebaasi peale peaks kindlasti üles ehitatama ka siis tööriist, mis võimaldaks siis neid erinevaid disainlahendusi omavahel võrrelda. Ja suures visioonis on see muidugi mõttena ka, et see hiljem läheb e-ehitusplatvormi liideseks, kus on seda võimalik siis juba veebis teha ja analüüsida erinevaid lahendusi. Ja loomulikult peaks uuring andma ka siis poliitilised suunised riigile, et mismoodi, kas ja regulatsioone on meil vaja ja kas millises mahus toetusi, soodustusi oleks vaja, et riik liiguks ja ehitusmaterjali tootjad liiguksid õiges suunas. Aitäh, minu poolt kõik.